Mis siis, kui kõik, mida sulle on räägitud pika ja õnneliku elu elamise kohta, on vale? Tee kõvasti tööd, maksa makse, võta oma tablette, jää pensionile. 65-aastaselt ela üle 80. Aga siin on šokeeriv tõde. Enamik meist ei jõua nii kaugele. Teadlased avastasid varjatud surmakuristiku ameeriklaste jaoks, kes on sündinud pärast 1950-ndaid. X-põlvkonna nooremal poolel ja millenialidel on olukord veelgi hullem. Miks see siis juhtub? Mina olen Josh ja tänases saates Infographic Show räägime teile, miks te surete nooremalt kui teie vanemad. Esimene peatükk. $1 trillion illusioon. Olgeme ausad Ameerika meditsiini suhtes, sest see väärib tõepoolest mõningast tunnustust. Mõned asutused on lihtsalt erakordsed. MD Andersoni vähikeskus Houstonis, Mayo Clinic Rochesteris või Mass General Bostonis. Tehnoloogia, mida nad kasutavad, on muljetavaldav ja arstid on oma ala tipp. Oleks lihtne väita, et nende seinte vahel tehtav teadustöö on pikendanud miljonite inimeste elu. Kui oled 72-aastane mees, kes on just saanud infarkti, siis Ameerika haigla on tõesti üks parimaid kohti maailmas, kus olla. Südame sekkumistehnoloogia on ületamatu. Hilise staadiumi vähi ellujäämisprotsendid on maailma kõrgeimate seas. Kui surm on su ukse taga, on Ameerika meditsiin märkimisväärne masin selle tõrjumiseks. Probleem on selles lauses, kui surm on su ukse taga. Sest Ameerika tervishoiusüsteem ei ole tegelikult tervisesüsteem, see on haiguste juhtimise süsteem. Peaaegu üldse ei investeerita sinu tervena hoidmisse, vaid ainult sinu ravisse pärast seda, kui oled juba haige. Erinevus ei ole filosoofiline, see on rahaline ja struktuurne. Ja kümnete miljonite ameeriklaste jaoks on see tegelikult surmav. Mõtle numbritele. 2024 aastal kulutasid Ameerika Ühendriigid tervishoiule umbes $14 800 inimese kohta aastas. See on umbes $5000 rohkem kui Šveits, mis on järgmine suurim kulutaja. See moodustab 18% nende SKP-st. Sarnaste riikide keskmine on sellest arvust peaaegu poole väiksem. Ja ometi on USA keskmine eluiga 79 aastat, mis on tervelt 3,7 aastat madalam kui võrreldavate rikaste riikide keskmine. Jaapan, Šveits, Hispaania, kõigis neis on keskmine eluiga 84 aastat. USA jääb neist kõigist maha. Kuhu siis kogu see raha kaob? Märkimisväärne osa sellest kulub paberimajandusele. USA kulutab hinnanguliselt $925 inimese kohta aastas tervishoiuhaldusele, samas kui teistes arenenud riikides on see $245. See tähendab $680 inimese kohta igal aastal, mis kaob arveldusosakondadesse, kindlustuspaberitesse ja lõpututesse e-loa taotlemise telefonikõnedesse. Võimas bürokraatlik masin, mis eksisteerib ainult selleks, et otsustada, kes maksab juba osutatud ravi eest. Mitte selleks, et seda parandada või laiendada, vaid lihtsalt selle üle vaielda ja sellest aru anda. Teadlaste hinnangul kulub rohkem kui veerand kogu USA kulutustest, umbes $730 miljardit aastas, ennetatavate haigusseisundite raviks. See on peaaegu sama palju, kui riik kulutab kogu oma sõjaväele. $3 triljonit igal aastal kulutatakse segaduse likvideerimiseks, mida süsteem keeldub ennetamast. Teenustasupõhine meditsiin, kus arstid ja haiglad teenivad raha haiguste ravimise, mitte ennetamisega, loob süsteemi, mis on sõna otseses mõttes sõltuv inimeste haigestumisest. Terve Ameerika on vähem kasumlik Ameerika. See on lihtsalt matemaatika. Teine peatükk. Konstrueeritud kadalipp. Niisiis, süsteem ei ole loodud selleks, et sind tervena hoida, olgu. Aga mis tegelikult paneb inimesi haigestuma? Vastus on keskkond, mis on ameeriklase keha ümber teadlikult kujundatud. Pika säilivusajaga rämpstoit, igapäevase liikumise taristu puudumine, majanduslik karussell, meeleheide, katsumus, millest ameeriklased iga päev läbi käivad, sageli ise arugi saamata, maksab neile vaikselt aastaid nende elust. Alustame sellest, mida ameeriklased söövad. Viimaste CDC andmete kohaselt saavad ameeriklased umbes 55% oma kogu kalorihulgast ülitöödeldud toitudest. Laste puhul tõuseb see number peaaegu 70%-ni. Ülitöödeldud toidud ei ole lihtsalt natuke ebatervislikud. Need polegi enam eriti toit, need on hoopis midagi muud. Tööstuslikud laborites loodud segud, mis on mõeldud maksimeerima maitset, säilivusaega ja kasumimarginaali, kuid millel on vähe või üldse mitte toiteväärtust. Värvained, emulgaatorid, kunstlikud maitseained, säilitusained ja magusained kontsentratsioonides, millele looduses pole vastet. 73% Ameerika toidupoodide riiulitel olevast toidust kuulub sellesse kategooriasse. USA on selle tarbimises maailmas esikohal. Ja selle kraami regulaarse söömise tervisemõjud on kõike muud kui märkamatud.
2024 aasta ülevaade, mis hõlmas ligi 10 miljonit inimest, näitas, et mida rohkem ultratöödeldud toitu sa sööd, seda halvemaks kõik läheb. Sinu risk surra südamehaigustesse tõuseb 50%, ärevuse risk tõuseb 48%, rasvumise risk tõuseb 55%, teise tüüpi diabeedi risk tõuseb 40%, depressiooni risk tõuseb 20%. Kui seda veelgi suurendada, on südamehaigustesse suremise risk 66% kõrgem ja mis tahes põhjusel suremise risk 21% kõrgem. Teises suures uuringus oli meestel, kes sõid kõige rohkem töödeldud toitu, 29% kõrgem risk haigestuda jämesoolevähki. See ei ole ainult üks halb tagajärg. See võib tegelikult tähendada kõiki neid korraga. Kui need arvud ühendada Ameerika rasvumisprobleemiga, muutub pilt veelgi selgemaks. Üle 40% USA täiskasvanutest on nüüdseks rasvunud. 30. eluaastates milleniaalide seas kasvavad need arvud kiiresti. See põlvkond muutub ainevahetuslikult haigeks varem kui ükski teine kaasaegses Ameerika ajaloos, jõudes oma 40-ndatesse ja 50-ndatesse, kandes koormaid, millega nende vanavanemad puutusid kokku alles 60-ndates eluaastates. Haigused, mis varem esinesid harva alla 50-aastastel, ilmnevad nüüd aastakümneid varem. Kuue rasvumisega seotud vähi, nagu jämesoole, endomeetriumi, neeru, kõhunäärme, sapipõie ja teiste vähkide esinemissagedus, kasvab nooremates põlvkondades järsult. Mitme neist puhul on milleniaalidel nüüd umbes 2 korda suurem risk kui beebibuumeritel samas vanuses. 2019. aastal viidi läbi kontrollitud uuring, kus võrreldi 2 dieeti, töödeldud ja töötlemata. Kaloraaž, toitained ja makrotoitained olid täpselt samad. See oleks pidanud andma võrdse tulemused, kuid inimesed, kes olid määratud ülitäödeldud dieedile, sõid umbes 500 kalorit rohkem päevas ja võtsid vaid 2 nädalaga juurde umbes 2 naela rohkem. Ülitäödeldud toite oli lihtsalt raskem söömist lõpetada. Nüüd arvestame infrastruktuuri probleemiga, mis on vähem ilmne, kuid sama kahjulik. Ameerika on üles ehitatud autode ümber. Pärast teist maailmasõda laienes riik tupiktänavatesse, kaubanduskeskustesse ja parklatesse, mis olid väikeste linnade suurused. Sõitmine autoga sai kõigeks vaikimisi valikuks. Ja selle käigus kadus igapäevaelu taustalt tavaline liikumine. Mõtle selle peale. Sa ärkad üles ja kõnnid võib-olla, mis see on, 40 sammu oma auto või bussi juurde, istud töölesõidul, istud terve päeva laua taga, sõidad koju ja istud jälle. Kõige aeroobsem tegevus sinu päevas võib olla toidukottide kandmine pagasiruumist. Põhimõtteliselt on tavaline liikumine Ameerika igapäevaelus teadlikult välja planeeritud ja keegi ei andnud sellest teada. Euroopa linnades nagu Amsterdam on jalgrattaga sõitmine endiselt kõige lihtsam viis tööle minna. See ei ole elustiili valik, see on lihtsalt see, mida inimesed teevad. Pariisis kõnnivad inimesed metroosse ilma 2 korda mõtlemata. Keskkond teeb töö sinu eest ära. Enamikus Ameerika Ühendriikides on treening eraldi ülesanne, mille jaoks pead aja leidma, kohale sõitma ja pidama seda justkui teiseks tööks. Kui oled töötav lapsevanem, kes žongleerib 2 tööga linnas, mis on ehitatud autodele, siis palju õnne, aga see pole tegelikult isegi kõige süngeim osa katsumusest, mida ameeriklased läbivad. Kõige süngeim osa on see, mida teadlased nimetavad meeleheite surmadeks. Üha enam surevad X-põlvkonna esindajad ja vanemad millenialid millelegi, mis kõlab pigem sotsiaalse kui meditsiinilise diagnoosina. Narkootikumid üledoosid, enesevigastamine, alkoholist tingitud maksapuudulikkus, joobes põhjustatud liiklusõnnetuste surmad. Seda me mõtleme, kui räägime meeleheite surmadest. Need on ühe põlvkonna katastroofiline tulem, keda on aastakümneid majanduslikult survestatud, sotsiaalselt isoleeritud ja kellele pole pakutud piisavat vaimse tervise tuge. Milleniaalide opioidide üledoosidest tingitud surmad kasvasid aastatel 1999 kuni 2017 üle 500%. Fentanüül muutis selle kriisi aritmeetikat täielikult. Tipul suri igal aastal uimastite üledoosi tõttu rohkem ameeriklasi kui kogu Vietnami sõjas kokku. Rohkem kui liiklusõnnetustes, rohkem kui relvavägivallas. Ja need surmad tabasid ebaproportsionaalselt just seda põlvkonda, mille teadlased on tuvastanud kõige halvema põlvkondliku suremuse trajektooriga alates kaasaegse arvestuse algusest. Teadlastel on nende inimeste jaoks, kes sellesse lõhesse kadusid, oma nimetus – kadunud ameeriklased. Ainult 2023 aastal suri umbes 705 000 inimest, kes tõenäoliselt poleks surnud, kui USA-l oleksid samad suremuse määrad nagu teistel rikastel riikidel. 2021 aastal tõusis see number 1,1 miljonini. Alates 1981. aastast on kogunenud ligikaudu 14,7 miljonit liigset surma. See on terve Pennsylvania osariigi elanikkond kadunud. 3. peatükk. Pikaealisuse maksumüür.
Võib-olla hoiad sa endiselt kinni ühest lohutavast mõttest, et me oleme selles kõiges koos, et see on üleriigiline probleem, mis puudutab kõiki võrdselt. Rikas või vaene, fentanüül ei kontrolli sinu sissetulekut enne, kui ta sind tapab. Toidukeskkond mürgitab kõigi lapsi. Tervishoiusüsteem jätab meid kõiki ühtemoodi hätta. See mõte on peaaegu täpselt vastupidine tõele. Murangulise uuringu kohaselt, mis põhineb 1,4 miljardi maksu- ja sotsiaalkindlustusandmekirjel, elavad Ameerika rikkaimad mehed 15 aastat kauem kui vaeseimad mehed. Ameerika rikkaimad naised elavad 10 aastat kauem kui vaeseimad naised. Vaene olemine Ameerikas on sama surmav kui terve elu sigarette suitsetada. Vähemalt pidid sigaretifirmad karbile hoiatuse panema. Lõhe läheb aina hullemaks. Enamik inimesi arvab, et tervis sõltub peamiselt sellest, kas vaesed inimesed saavad endale haiglaravi lubada. Ja jah, see on osa sellest, aga tegelik mehhanism on palju salakavalam. See on krooniline stress bioloogilise relvana. Rahaline ebakindlus või pidev madalal tasemel hirm, et oled vaid ühe palga, ühe hädaolukorra või ühe autoremondi kaugusel katastroofist, aktiveerib kehas samad füsioloogilised mehhanismid nagu füüsiline haigus. See tõstab kortisooli taset, tekitab kroonilist põletikku ja surub alla sinu immuunsüsteemi. Teisisõnu, vaesus vanandab sind füüsiliselt rakutasandil kiiremini, kui bioloogia seda kunagi teeks. Ja kümnete miljonite ameeriklaste jaoks on see stress kogu nende täiskasvanu elu püsiv taustamüra. Ja siis on veel kiirabi probleem. 2018. aastal jäi Bostonis 45-aastase naise jalg metroorongi ja platvormi vahele kinni. See oli tõsine vigastus, ta oli selgelt piinades. Ja kui pealtnägijad tormasid talle appi, jäi ta videosse, kus ta palus, lausa anus neid, et nad ei kutsuks kiirabi. Naise lugu levis kulutulena, sest see oli äärmuslik, kuid tema tehtud kaalutlus ei ole sugugi haruldane. YouGovi uuring näitas, et 23% ameeriklastest ütlevad, et meditsiinilise hädaolukorra korral, mis nõudis kohest transporti, jätsid nad teadlikult kiirabi kutsumata just kulude tõttu. Samal ajal toimub sissetulekute skaala teises otsas midagi peaaegu koomiliselt erinevat. Võib-olla olete kuulnud Brian Johnsonist, ta on tehnoloogiaettevõtja. Ta müüs oma makseettevõtte PayPalile $800 miljonit eest ja sai seejärel kultuurilise vaidluse tulipunktiks. Ta avaldas, et kulutab igal aastal üle $2 miljonit oma Blueprinti vananemisvastasele programmile. Pealkirjad väidavad, et tal on 18-aastase inimese organid. Tahad teada, kuidas ta seda tegi? Johnson ärkab kell 4:30 hommikul. Niilab üle 100 toidulisandi, sööb algoritmiliselt optimeeritud 2000 kalorilist vegan dieeti, mis lõpeb kell 11 hommikul. Ta treenib sellise täpsusega, mis paneks isegi tippsportlase ebamugavust tundma ning teda jälgib pidevalt umbes 30 arsti meeskond, kes jälgivad 10 biomarkereid üle kogu tema keha. Ta on proovinud geeniteraapiat, ta on proovinud plasmainfusioone, ta on tõsiselt püüdnud oma bioloogilist kella tagasi pöörata. Kui sul kunagi juhtub olema $2 miljonit üle ja 30 arsti palgal, siis võid ka sina proovida saavutada 18-aastase inimese elundite seisund. Kõigile teistele on $40 omaosalus ja 4-kuuline ooteaeg, et näha kedagi, kes veedab sinuga 11 minutit. Ja kui sa arvad, et vähemalt rikastel on hea elu, siis siin on viimane hoop. Kõige jõukamatel ameeriklastel on keskmiselt lühem eluiga kui kõige jõukamatel eurooplastel. Mõnel juhul on kõige rikkamate ameeriklaste ellujäämisnäitajad samal tasemel kui kõige vaesematel eurooplastel, sellistes riikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Holland. Isegi kui sa ostad end tippu, ei jõua sa sinna, kus tavaline Prantsuse keskklassi mees juba niigi on. Ameerika tervishoiusüsteem ei ole katki. See töötab täpselt nii, nagu see on loodud. Kuna see on reaktiivne äri, mis on loodud sinu surma saabudes sekkuma ja siis sulle selle privileegi eest heldelt arve esitama, kui sa koju tagasi jõuad, ei ole see kunagi mõeldud sinu tervise hoidmiseks. Toidukeskkond, milles sa iga päev liigud, ei ole loodud sinu tervist silmas pidades. Linn, kus sa elad, ei ole loodud selleks, et sinu süda oleks heas vormis. Ja majandussurve, mis rõhub 10 miljoneid ameeriklasi, ei ole iseloomuviga, vaid füsioloogiline karistus. Ja kuni need valikud ei muutu, on andmetel sulle sõnum. Ja, sina, kes oled sündinud pärast 1965. aastat, sööd seda, mida toidupood pakub, elad seal, kus eeslinn on planeeritud, töötad sellisel tööl, mida majandus võimaldab, sina tunned seda mitte poliitikaaruteluna, vaid aastate arvuna, mis sul on jäänud. Tahad minna veelgi sügavamale jänesurgu? Vaata, Ameerika tervishoiusüsteem on kokku varisemas ja sina oled järgmine. See ei muutu lohutavamaks, aga muutub huvitavamaks. Või klõpsa hoopis sellele videole.